me peame mõtlema ka planeedile. Ta nagu lihtsalt hävineb, jah. Aga kui me rohkem, natukenegi rohkem pingutaksime, siis oleks veidi võrra alla praada. Ja kui sa tahad vett juua, siis sa ei pane nii palju vett, et sa ei jaks nagu ära juua. Sa paned nagu nii palju vett, kui sa ära nagu sööd. Jood. Tuleks kasvatada ka vähem CO2. Mis see CO2 on? See on üks süsihappegaas, mida paljud gaasifirmad kasutavad. Näiteks tehasest ja energiast ja autost. Toodma vähem gaase, vähem elektrit, vähem tuult. Seda ütled emmele ja isile. Et prügi ei viskaks maha. Et enne korjaksime metsas prügi. Ja näiteks saab nii energia, näiteks on ka sellest kasu, kui me säästame energiat, sõidame vähem autoga ja istutame rohkem puid. Nad neelavad süsihappegaasi ja sisaldavad hapnikku. Ja toodavad ise sellest hapnikku, mida meil on hingamiseks vaja. Võiks ju pealt vaadata, kuidas nad seda teevad. Parem mitte. Kile on kõige ohtlikum prügi, mida loodusesse või merre visata, et nagu kalad või loomad seal meres võivad seal nagu sisse süüa ja siis nad või siis jäävad sinna nagu kinni, siis nad ei saa hingata ja siis nad sulevad ära. Ja lõpuks võib see loomaliik lausa välja surra. Siis inimesed ei saa elada. Ja seda ma tahtsin öelda, siis seal ei ole enam elu. Siis inimesed peavad ruttu minema kuskile mujale. Saab neile appi minna. Näiteks osad inimesed, kes saavad siit ära minna ja need, kes ei saa, need, kes saavad siit ära minna, saavad neile appi minna. Ja pakkuda neile näiteks transpordivahendid. Saavad nendega koos transporti minna. Aga mis siis, kui inimene on väga vana ja ta ei jaksa sinna transporti kõndida ja ta peab ära minema, mis siis saab? Siis tuleb teda aidata. Jah, aga mis siis, kui see inimene näiteks tal pole jalgu, ta on jalatu, mis siis tuleb teha? Siis tuleb ka aidata, aga ära nüüd nii hulluks see ka teemaga mine ja aitab nüüd.